Nii. Ja üks asi veel, mida näidata, mida osad teist võib-olla teavad, võib-olla ja osad ei tea ka, et kui te olete siin märksõnade juures ja siit võtate tulbad, siis saate kohendada neid tulpasid ja valida endale erinevad mõõdikud siit välja, mida te tahate jälgida. Üks asi, mida tasuks kindlasti vaadata, on näiteks quality score. Igale märksõnale pannakse selline 1-10 mõõdik Google'i poolt, et kui on 10, see on väga hea, kui on 1, siis on väga halb ja reklaame ei näidata. Siin saate valida näiteks siis ära kõik need, mis quality score'i mõjutavad, kas kui hea click-through rate teil on, mis on maandumislehe kogemus ja mis on siis reklaami kogemus kasutajale. Et need on 3 sellist põhilist asja, mida Google vaatab ja saate vaadata, et milline neist on hea, milline neist on halb, milline neist on väga hea ja mõelda siis, kuidas selle reklaami jaoks seda konkreetset kogemust parandada. Et mida odavam teil see quality score, mida kõrgem teil quality score on, seda odavam ongi teie klikihind ka. Ja esimeses koolituses just räägimegi seda, et kuidas saaks kampaaniad tehtud niimoodi, et teil oleks võimalikult hea algus, võimalikult kõrged quality score'id, et saaksite võimalikult heade tulemustega edasi minna. Ja kui teil kampaania juba käib, siis üks asi, mida soovitan ka vaadata, et on nii-öelda konkurentsimõõdikud, et kuidas teil on teie nii-öelda impression share, et kui mitu näitamiste osakaal, et kui mitu korda on teie reklaame näidatud kõikidest võimalikest. Et tihti kuulen, et öeldakse, et aga mul juba Google kampaania käib, see on tehtud, aga see ei ole selline asi, mis on nüüd linnukega kirjas, et nüüd on tehtud, vaid seda saab teha väga halvasti, keskmiselt, okeilt või väga hästi. Ja näiteks competitive metrics'ite alt saate näha, et kui tihti teie reklaami üldse näidatakse, et võib-olla teil reklaam on küll üleval, aga seda näidatakse ainult 10% kordadest, et iga 10. inimene, kes otsib teie sõnu, näeb ainult teie reklaame. Samamoodi näete siin ära, et kui tihti teie reklaamid olid täiesti topis, ehk siis 4 esimese positsiooni hulgas või ka absoluut topis, ehk siis täiesti esimesel kohal Google'i otsingu tulemustes. Ja sellest ja paljust muust räägimegi esimesel koolitusel.